Ma tuletan meelde, et hääletamine meil toimub elektrooniliselt ja hääletamiseks kasutage palun nupud jah või ei. Nupp jah ehk roheline linnuke tähendab hääletamisel poolt. Nupp ei ehk punane rist tähendab vastu. Täna sõnavõtuks vajutage nupule sinise käe kujuga. Ja päevakorra kavandis meil on täna üks ainuke küsimus. Kas on küsimused või ettepanekud päevakorra kohta? Ma kontrollin, kas keegi. Aitäh, ei ole. Siis me alustame tööd ja ma ütlen, et täna me vaatame 2014. aastal vastu võetud määruse number 41 Kohtla-Järve linnakooli eelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord selle muutmise. Ja ettekandjaks meil on abilinnapea Viive Keskküla. Viive, on meid kuulda? Ma palun vabandust, mul on tükk aega käsi püsti. Ma kuulan sind, Eduard. Aitäh. Ma tahtsin küsida, et kuidas on tänase istungi avalikustamisega on, kas ülekanne toimub ja mis on saanud eelmise istungi ülekandest? Aitäh. Ma loodan, et täna probleemi ei teki. Eelmine ülekanne on meil lindistatud ja see on praeguse hetkeni YouTube'is. See on kättesaadav. Kas selle kohta on võimalik linnavolikogu lehele või kuhugi panna mingi link või informatsioon, et kus seda saab järelkuulata, kuna seda ei saanud reaalajas kuulata? Kui keegi ei osanud, see on väga lihtsalt leitav. Kui te panete YouTube'i Kohtla-Järve linnavolikogu, siis kohe tulevad need lingid. Link ei ole muudetud. Ja seal on kogu istung? Jah, kogu lindistatud istung. Ja ongi nii. Esimeses minutis, mis oli meil toimunud koos rikkedega ja see ei ole ebakvaliteetne, aga ikka on olemas. Selge, ma kontrollin üle, aitäh. Ja kontrollige ikka, aga Eduard, siis võib-olla panete ka mingi info selle kohta, et andsite valed andmed. Ikka see lindistatud fail on olemas. Mina ei andnud mingit valet. Aga me lähme siis edasi. Viive, sulle oli juba sõna üle antud, anna andeks. Ja palun. Aga ei kuule midagi. Viive, veel kord. Aga las lülitab sisse see mikrofon. Kohe proovime. Midagi tal on valesti läinud. Viive, me ei kuula sind. Ei kuula. Kontrolli palun enda mikrofoni. Ja, mikrofon on kinni. Nüüd hakkab töötama. Ütle meile, kas oled sa kohal? Olen kohal küll. Nüüd me kuulame sind, ole kena. Ja sinu ettekanne, palun. Kas nüüd on kuulda? Hästi. Võid alustada? Ikka. Ootame juba. Ja. Oleme esitanud volikogule määruse, Kohtla-Järve linnavolikogu määruse Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord muutmise. Vabariigi valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra
et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eesmärk on, et vähendada lähikontakte. Haridus- ja Teadusministeerium andis 16. märtsil juhised kohalikele omavalitsustele lasteaiateenuse tagamiseks olukorras, kus vanem ei kasuta eriolukorrast tingituna lasteaiateenust. Ei oleks õiglane arvestada tasu teenuse eest, mida vanem ei ole kasutanud. Kuna eriolukorras kasutavad vanemad lasteaiateenust väga erinevalt. Aprillist alustame osalustasude kohta arvete esitamist ja kehtiva määruse alusel makstakse osalustasu kuu eest, see tähendab märtsikuu ees esitasime arvet märtsikuu eest. Lapse puudumisel mis tahes põhjusel osalustasu osas ümberarvestust ei tehta. Osalustasu väiksem laekumine mõjutab lasteasutuse eelarvet ja laekumise vähenemist ei ole praegu võimalik täpselt prognoosida, kuna see sõltub eriolukorra kehtimise perioodist. Eriolukorras lasteaiateenuse mittekasutamisel tehtav ümberarvestus arvestaks tegelikult lasteaias viibitud päevi ja annaks lastevanematele tagatise olukorras, kus vanemate sissetulek võib ka olla vähenenud. Majanduslikust küljest saab tagajärgi hinnata eriolukorra pikkusest lähtudes. Eelnõu lisalõike rakendamine ei too kaasa mingeid organisatsioonilisi muudatusi ega muid rakenduslikke õigusakte esitada ei ole vaja. Kuna koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetav osamäära kehtestamine kuulub volikogu pädevusse, siis palun lisada määruse paragrahv 3 lõike 2 järgmises sõnastuses. Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel eriolukorra perioodil võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus järgmisel kuul. See oleks kõik. Suur tänu sulle. Aitäh, Viive. Võib-olla on küsimused? Lugupeetud volikogu liikmed, kas keegi soovib sõna võtta? Kohe vaatan, kontrollin Eduard. Anna andeks, kas tulevad sul küsimused? Ja, Ja palun. ma palun luba küsida rohkem kui 2 küsimust, kui tohib. Ja ikka. Aitäh. Mul esimene küsimus ettekandjale on see, et paljud omavalitsused on kehtestanud sellest eriolukorra ajal lasteaia kohamaksu vabastuse kõikidele lastevanematele, sõltumata, kas laps käib lasteaias või käib üle päeva või käib mõned päevad nädalas ja nii edasi, kuidas lastevanematel võimalik on. Et kas teie seda eelnõud ette valmistades olete ka kaalunud kõikide lastevanemate vabastamist sellest kohamaksust, lasteaiatasust kriisi ajal või siis õigemini eriolukorra ajal? See oleks esimene küsimus. Aitäh. Meie lastevanemate osalustasu on küllaltki madal, 5% Vabariigi Valitsuses kehtestatud alampalgast. Praegusel käesoleval aastal on ta 29,20. Ja võttes arves, et praegu meil pärast 16. aprilli käib lapsi üldiselt väga vähe, aga kuna osalustasu on ka lasteaia eelarvele väga vajalik, siis me ei ole kaalunud, et me absoluutselt nüüd kõik vabastaksime selleks perioodiks. Praegu seda päevakorras ei olnud. Aitäh. Järgmine küsimus, Eduard. Aitäh. Me Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon väga toetab seda initsiatiivi, et meie arvates küll oleks olnud võimalik vabastada kõik lapsevanemad. Linnapea on öelnud oma intervjuudes, et käib umbes 10% lastest lasteaias praegusel hetkel.
Sul on praegusel hetkel küsimus või sa võtad sõna? Ei, ma küsin. Nii, hea küll, palun. Et mõte läks kaduma, nüüd katkestasite mind. Meie ettepanek oleks olnud loomulikult vabastada kõik, sest käib ainult 10% lastest kohal ja see täiendav vabastus ei oleks nii suur kogu selle ulatuse taustal, mis hetkel on. Minu teine küsimus ongi sellega seotud, et kuna 90% lastevanematest umbes ei saada oma lapsi lasteaeda või lapsed ei käi lasteaias ja te küll ütlesite, et see rahaline mõju ei ole mõõdetud hetkel ja te ei tea, kui suur see kulu linnale tekib, kuigi juba märtsikuu eest oleks võinud ju teada. Minu küsimus on selline, et kas see raha, mis nüüd lasteaedadel jääb saamata, kas see lähebki välja lasteaedade eelarvest või linnavalitsusel on võimalik kuidagimoodi toetada lasteasutusi nende kulude kandmisel, sest kulud on ju nendel ikkagi olemas. Kulud nad kannavad, aga raha ei tule lastevanematelt. Aitäh. Märtsikuu kohta võin öelda, et tänase päeva seisuga me teame, palju meie lasteaias oli. Täna hommikuse seisuga oli lasteaias 168 last. Nimekirjas on meil 1500 ja märtsikuu eest on meil juba miinus on nii keskeltläbi võib öelda 19 000. Ja kui me nüüd aprilli ja mai paneme juurde siia, siis veel kokku võib see tulla kusagil 95 000 eurot mai lõpuni, mis on isegi väga suur nende lasteaedade eelarvele, kuna nad teevad väga palju neid majanduskulusi ja oma õppevahendid ostavad osalustasude arvel, siis praegu hetkel nagu jah, päriselt vabastada nagu ei plaaniks. Aitäh. Vabandust, minu küsimus ei olnud see, et kas päris vabastada, see oli esimene küsimus. Teine küsimus oli see, et kas jääbki lasteaedade kanda. Nendel on niigi väikesed eelarved, eks me teame seda väga hästi, et see 100 000, mis umbes puudu jääb, või linn leiab oma eelarvest seda summa ja ei võta lasteaedadelt seda raha, siis kulusid lasteaed ju kannavad niikuinii praegu. See oli minu küsimus, proua Viive. Ma arvan, et samas kui jääb see tulu saamata, jääb ka selle tulu arvel soovitud, mis kulud, mis nad tahtsid teha, jäävad ka need kulud ära. Nii et praeguse seisuga, et linn peaks eelarvest nagu täiendavalt andma sinna juurde, praegu nagu see päevakorras ei ole. Aga eks me arutame jooksvalt neid küsimusi kogu aeg. Aitäh. Eduard, viimane küsimus, palun. Ja viimane, mis ma tahtsin küsida, on see, et kas proua abilinnapeal on teada, millised kokkuhoiumeetmed on praegu rakendatud lasteaedadel. Et kas õpetajad on saadetud puhkusele, sundpuhkusele, vähendatud töötasusid, lasteaiarühmad kokku tõmmatud või mingid tegevused tegemata jäänud, et kusagilt ju seda 100 000 või no ütleme praegu märtsikuu puhul 20 000, kusagil see raha ju peab tulema lasteaedadele, sest te ütlete, eks ju, et nad kulusid ka ei tee, aga ilmselt need kulud, mis jäävad tegemata, on väiksemas mahus kui see raha, mis jääb saamata. Et kas te olete andnud nõu või soovitusi või teil on teada, kuidas lasteaia direktorid praeguses olukorras toimetavad, et kui see edasi ka niimoodi jätkub ja see raha jääb saamata just lasteaedade enda eelarvetest ja nad peavad seda raha leidma ju kusagil. Aitäh. Lasteaiajuhatajatega oleme rääkinud, kes on küsinud. Üldiselt, kuna Rahandusministeeriumil on praegu suund, et omavalitsus ei hakkaks inimesi koondama, sundpuhkusele saama või neid kulusid kokku tõmbama vähemalt tänase päeva seisuga. Ja samas me ei ole ka öelnud, et lasteaias, et kui keegi, et lasteaiajuhataja leiab nendele töötajatele rakendust teistmoodi, aga rühmade ühendamist juba lihtsalt nende lähikontaktide pärast ei soovita ja üldiselt igas lasteaias neid lapsi on nii vähe, et igaüks on ikka omas rühmas. Aitäh. On veel küsimusi? Lugupeetud volikogu liikmed. Kas keegi soovib sõna võtta?
Eduard, palun. Aitäh, proua juhataja. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel tahaksin kõigepealt tänada linnavalitsust kiire reageerimise eest ja ka selle ettepaneku eest korraldada erakorraline volikogu istung ja tänan juhatajat, et te nõustusite selle ettepanekuga. Otsus on vajalik, otsus on oluline, kuigi kordan juba varem minu poolt öeldu, et meie arvates oleks võinud seda otsust laiendada kõikidele lastevanematele. Me teame, et lapsi peavad lasteaeda saatma praegusel keerulisel ajal just need lapsevanemad, kes ei saa need kodus hoida. See tähendab, inimesed peavad tööl käima. See tähendab seda, et nendel ei ole kaugkontorit kodus ilmselt, eks ju. See tähendab seda, et nende töökohad on sellised, mis nõuavad sellist tööd näiteks poes või kusagil õmblusvabrikus või veel kusagil. See tähendab, et nende sissetulekud ei ole kõige kõrgemad ja nii edasi, nii edasi. Et me oleksime võinud vabastada kõik lapsevanemad sõltumata, kas lapsed käivad või mitte, siis see 10%, mis alles lapsi on, see saamata raha nende puhul ei oleks nii väga suur olnud praeguses olukorras. Aga üldiselt väga toetame ja loodame, et ka Keskerakonna fraktsioon toetab seda ettepanekut, mida linnavalitsus välja tuli ja loodame, et meie lastele ja nende vanematele läheb hästi. Aitäh! Aitäh teile. Valentina Kutuzova, palute sõna. Mina tahtsin ka lisada, et mina olen igati selle eelnõu poolt ja tänan siis linnavalitsus ja siis volikogu kantselei ja juhatajad ja ütlen see, mida pakub Eduard. Mina mõtlen, võib-olla alustame siis sellest eelnõust, aga kes teab, võib-olla siis järgmine samm on see, mis tema pakub, kuidas elu edasi läheb. Ja sellepärast aitäh kõigile ja toetan seda. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnatahtjat? Rohkem ei näe. Aga aitäh siis teile, lugupeetud volikogu liikmed. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele paragrahv 45 lõikele 5 otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega. Seega me alustame hääletamist. 1 minuti jooksul palun hääletage. Alustame. Küsin, kas igaüks jõudis oma valikut teha? Aitäh! Hääletamine on lõpetatud. Seega oma hääli poolt andis 21 volikogu liige. Seega antud määrus on vastu võetud. Aitäh teile, lugupeetud volikogu liikmed. Seega meie tänane istung on lõppenud. Kõige head teile! Tervist kõigile!